Tegelikult nagu natukene lööb silma kinni praegult, aga üldiselt ikkagi väga hästi. No siit on natuke nahk ära ja natukene keha peal. Need armid on mälestus sellest õhtust, mis pidi Siretile tooma tegelikult ühe imeilusa video. 43-aastane Lääne-Virumaalt pärit Siret on mitmeid kordi kuuma vett õhku visanud ja ilusaid videoid teinud. Paar korda läks see õnneks, kuid sel nädalavahetusel sai ühest ilusast videost traagiline õnnetus. Laupäeva õhtul katsetasin veel, sest ma kuulsin, et mida külmem ilm, seda vingem video ja siis ei õnnestunud enam. Ja siis lõpp tuli mulle kuum vesi kõik näkku ja kraesse ja sain ikkagi põletused. Kui see vesi juba tuli, siis ma sain aru, et nüüd on küll ikka väga pekkis see lugu. Ja siis ma mõtlesin, et järgmine nõks oli see, et mida nüüd, siis vaatasin, et pea nagu alla ja silma panin kinnimale, et natukenegi kaitsta seda, mida vähegi kaitsta veel annab. Siret hüppas suurest ehmatusest ja jahutuse saamiseks esmalt lumme. Kuna naine õpib ise meditsiini valdkonnas, siis teadis ta õnneks, mida põletuste osas tegema peaks. Siiski ei läinud põletustest tulev valu üle ning naine suundus Rakverre EMO-sse. Seal oli nii tore mees, nagu noormees võttis vastu ilusti kohe, hakkas kiirelt tegutsema, jahutas mu maha, oli siukene, et ma tundsin ennast turvaliselt hästi ja siis ta andis mulle veel selle keeli ka koju kaasa. Ma ütlesin, et ma tulingi, et mul ei ole kodus seda keeli, et see keel peaks igal ühel olema. Selliste videode tegemisest saadud põletustega Ida-Tallinna Keskhaiglas kokku puututud ei ole. Küll aga jõuab siia EMO-sse tihtipeale põletushaavadega patsiente. Mida tuleks siis teha, kui inimene mingil põhjusel on ära põletanud? No esmaabi on panna siis pea, kui see on peapiirkond või muu jäsemepiirkond, panna ta jaheda vee alla. Et 20 minutit vähemalt lasta jahedat vett sinna peale, mitte külma vett, aga sükest jahedat. Ja võib ka panna selliseid jaheda veega niisutatud linasid, rätikuid nende piirkondade peale. Tihtipeale teevad selliseid videoid ka lapsed ja vahet ei ole, kui vana sa oled. Siret räägib oma loo, et inimesi hoiatada. Sest seda, mida tema koges, ei soovida kellelegi teisele. Niisugune põletav valu seal sees pool. Ma ütlen, et hetkeks oli nagu umbes 8-10 pallisüsteemis võib-olla, aga siis ta nagu läks nagu rohkemaks. Seepärast, et ega ma mingi nõrguke ei ole ja niisama abi ei otsi, eks ju, et ma oleks selle kodus ära põdent, aga see valu lihtsalt nagu suurenes. Et ja tegelikult ausalt öeldes esimene asi on see, et sa ei taha isegi endale ise näkku vaadata, sest sa kardad, et appi, mis seal juhtunud on nüüd. Kui ohtlikuks te sellist trendi siis peate? No ebamõistlikuks, et lollustega ei maksa tegeleda. Siretil on põletustest veel nahk tundlik ning kuna naine oli videot tehes vaid kampsunis, jättis kuum vesi jäljed ka tema kehale. Minul juhtus õnnelik õnnetus, aga ma lihtsalt räägin seda kõigile selleks, et teistel äkki ei juhtu nii õnnelikult. Et kõikide lollustega ei tasu kaasa minna, igat asja ei tasu järgi proovida. Kas sa teeksid seda uuesti? Ei tee. Ei, seda ma kindlasti enam uuesti ei tee. Ma ei saa öelda, et ma enam maailmas ühtegi lollust ära ei korralda, kindlasti teen. Mul meeldib katsetada ja hullusi teha vahepeal, aga seda ma ei tee ja ei soovita teistele ka.